prokuratuur pidas seda oluliseks, siis minu jaoks oli probleem, et seda uuriti, aga ma tahaks, et prokuratuur jälgiks seadust ka muudes asjades. Näiteks antud asja uurimisel elementaarse kvaliteedi tagamisel. Ja see on ju täiesti selge, et mitte mingisugust kvaliteeti polnud ja see ei olnud juhus, kuna prokuratuuri mitmed ametid olid teadlikud sellest, et seal ei toimunud. Nii. Siis Riigikogu Kantselei kui üksus, kes tegi ka ebatavase pingutusi. Esmalt keeldus ta kohtule väljastamast Keit Pentus-Rosimannuse autorollat puudutavat kirjavahetust. Oli palve teha see valikuliselt väljavõttena, kus on juttu ainult autorollost. On võimalik teha sellised päringud. Aga see tegemata, samas polnud sellele eelnevalt mingit probleemi väljastada samalaadse päringu puhul valimatult kõik ühe teise Riigikogu liikme kirjad. Miks ma tean seda, sellepärast, et minu tema advokaatbüroo oli seotud sellise ühe vaidlusega, puudus Lauri Laasel. Nii. Teiseks ei esitanud Riigikogu Kantselei pankrotihaldurile andmeid selle kohta, kas Väino Pertus viibis Riigikogu hoones ajal, mil teostati autorollo pangaoperatsioone. Teatavasti Riigikogu peaks olema eriti hästi kaitstud ja turvatud ja ka protseduurid on seal kindlasti kordades läbi kirjutatud ja professionaalselt. See tähendab seda, et need andmed peavad seal igal juhul olema. Ja Riigikogu Kantselei avalikustas konkreetsetele isikutele konfidentsiaalse info siin Riigikogusse tulnud päringust Keit Pentust teeninud Riigikogu autojuhi kohta, kes vormistas lennult kindlustuse autole, mis oli autorollost kõrvaldatud. Nii. Siis rahapesubüroo ja ma ei tea, kas on tavapingutus nende puhul, millest ma siin praegu räägin, ebatavane pingutus, et kuulake palun siis lühidalt. Rahapesubüroo jättis tegemata sisulise uurimise autorollo tütarfirma kaudu välja pistatud 50 000 euro kohta. Neid isikuid ei küsitletudki. Dokumente ei tahetudki saada. See 50 000 eurot kanti üle Läti firmasse väitega, et see oli mingisugune kindlustusjuhtum, kus autorollo tütarfirma jättis oma kohustused täitmata. Olles aastakümnel juba transpordiettevõtetega igapäevaselt asju ajanud, ma väidan, et mitte ükski transpordiettevõte, eriti kui tal on 1 või 2 või 3 autot, ei võta kätte ja hakka tegema lepingut, kus ta võtab tulevasi kohustusi hästi suures mahus ja ta on valmis selle raha kaotama. See on selgelt valetehing. Aga nii ta jäi sinna. Siis rahapesubüroo jättis uurimata kuhu kadus kassast 3,5 miljonit krooni. Ei tea, kas sellega ehitati Keit Pentuse maja, nagu ta isa väitis. Ei tea, kas sellega täideti Reformierakonna ämakappe, nagu me nägime kokkusattuvustest raha väljavõtmisel sularaautomaatidest Viimsi kandis ja ka mujal muidugi. Ja parteikassasse sisse tulnud rahadega. Ja nii palju võiks öelda, et igapäevaselt näiteks aastal 2009 võeti välja 12,5 krooni, kuus teeb see 375 000 krooni ja aastas siis veel rohkem. Kuhu see raha kadus, mis sellega tehti, siis meie pankroti vesas uurisime ja me ei saanud mitte ühtegi asjadega vastust. Ja valed, mis meil esitati, näiteks selline, et oli vaja välismaal remonti teha autodele, et oli odav pimedalt maksta, siis see ei ole pädev, kuna tegemist oli leasingautodega ja neid remonditi ainult ametlikus firmades ja ametlike juhtidega. Nii, räägin ka Tööinspektsiooni ebatavalisest pingutusest. Tööinspektsioon asus 2014. aasta suvel sügisel kiusama formaalse vaidlusega autorollo pankrotihaldurit.
ja asja eest, mis on seadusandlikult korralikult lahti kirjutamata. Ma ei hakka isegi detaile esitama siin, aga ta hakkas nõudma 1,5 aastat vana asja ülestõstmist ja selgituse selle kohta. Selle tulemuseks oli pikk menetlus, mis võttis haldurilt Taiga Energialt ligi aasta ning sellelt ametilt riigilt aega, energiat ja raha, kuna riik pidi kinni maksma ka halduri kulud õigusabile kui ka tööd teinud ametnike palga. Haldurit ähvardati ameti peadirektori Mariku endaga ja selles ametis oli asjaga kaasatud vähemalt 11 töötajat. Samas, et inspektsioon jätkab nimetatud halduri tagakiusamist nüüdki ebamõistlike ettekirjutustega. Olles näinud vastavat kirjavahetust, olen täiesti veendunud. Osa riigiameteid on kasulikud ainult ametnikele ja raiskavad meie ressursse täiesti vastutustundetud. On selge, et meil on iga. Ja viimase ametina siis Maksuamet. Ma ütleks, et Maksuameti kohta ka ebatavaline pingutus, mis toimus Autorollo asjus. Esmalt jättis ta välja nõudmata kahju Autorollo poolt tasumata maksudest ega kasutanud maksude kättesaamiseks enda jaoks tavapärast konstruktsiooni ettevõtte üleminekust. See tähendab seda, et veokid, mis tõsteti Autorollost välja, siis nende liikumine oli tuvastatav, seosed inimeste vahel olid tuvastatavad ja tavapäraselt oleks nad arestinud firma X vara, kuhu see vara jõudis lõpuks ja siis oleks edasi toimetanud juba ja oleks sisse nõudnud. Maksuamet tegutseb väga julmalt, ma ütleks, ja tihti põhjendatud. Nii on. Aga seekord jäeti see nii. Lisaks samal 14. aasta suvel, see oli aeg, kui Autorollo oli just kohtusse jõudnud nagu esimesse aastasse, kus oli suurem madin käis, siis 14. mail tuli meie ettevõtte kontorisse, meil on kontor Kukuraadiga samas majas, juba tol ajal 8 aastat vist, ja tulid 3 Maksuameti ametnikku tulid meie kontorisse sisse ja ütlesid, et nad hakkavad ettevõtte asuva kontrolli. Seisnes selles, et pildistati kontoriruume, kirjutati üles kõik kohal inimesed ja nende ametinimed. Järgmisena sooviti asuda protokollima töötajate tööülesandeid. Seoses sellega, et oli näha meie raev ja nördimus ja pinge tõusuga otsustasid nad siiski lõpetada selle pärast seda, kui me ütlesime, et võtke netist vaadata, lugege ja lugege meie maksudeklaratsioon ja muud. Me pole jäänud hiljas kunagi maksudega ja pole riigis maksudega. Tõsi, meil on kunagi üks vaidlus olnud, täitsime kohustused kõik, aga see käik, mis toimus seal, oli puhtalt selge ähvardusega tegemist. Samamoodi nagu ma väidan, et on selge ähvardus ka halduri kiusamine amet töökaitseinspektsioon, mis ametis oli tööinspektsioonid. Ja